Tere kõigile, minu nimi on Siim Uusmaa. Aitäh, et kutsusite mind siia läbi siis ühise tuttava või läbi inimese. Et mulle anti sellest ideest teada, siis suurima hea meelega olin kohe nõus. Et üldiselt meil on kokkulepe meie PR-i ja turundusinimestega, et kui on häid ideid, siis tasub mulle lihtsalt kontrollküsimus küsida ja tavaliselt ma vastan nagu 5 sekundiga ära, et kui ajagraafik lubab. Ja hoolitsesin, et see ajagraafik oleks vaba teie jaoks, nii et aitäh veel korra. Kuidas me hakkame siit minema, on see, et finantskirjaoskus, rahatarkus, investeerimine, kogumine, säästmine on hästi palju kajastust leidnud tegelikult Eestis. Ja mul on jube hea meel selle üle, et sellele panustavad nii pangad, nii meediamajad ja erinevad sisuloojad ehk influencerid samamoodi. Ja ma ütleks, et see on Baltikumis, oleme me sellega väga heal kohal tegelikult Eestis. Aga proovisin siis niimoodi kokku panna eile ja täna ka väikse presentatsiooni teile. Ja siis otsisin sellist nurka, et te saaksite endale otsestelt midagi huvitavaid nippe ja mõtteid ja siis sinna juurde, et kuidas võiks ka lastele rääkida või algajatele. Aga natukene, et kes mina olen. Et ma päris suurpereks ei saa ennast nimetada, ma arvan, et meie esimene laps on siin, kes saab veebruaris 13-aastaseks. Siis on üks neiu kodus, hetkel natukene haige, kes saab detsembris 11-aastaseks ja on üks jõukene veel aktiivsem tüüp, kui mina olen kunagi olnud, sai 4-aastaseks siin suvel, et selline on meie küllaltki kompaktne pere. Ja Prada on meil selline, kes seda teekonda meile näitas, et millega peame arvestama, et rääkida. Aga ega väga palju nüüd erinevus ei ole, et ikkagi, et taksil ka suur ego nagu lastele, et ma arvan, et eks te kõik teate seda. Aga natukene minu taustast, et kuidas ma siia sattusin, kuidas ma siia maailma sattusin, siis olen pärit Tartust, olen küll sündinud Haapsalus, aga enamuse elust elanud Tartus. Ja 2007 pärast Tartu Ülikooli lõpetamist ja natuke Tartus töötades viis mu tee Swedbanki. Töötasin Swedbankis esimese hooga kuskil 5 aastat ja töötasin privaatpanganduses kliendi haldurikana ja sealt edasi juba siis Swedbanki sisest haldurite õpetamisel säästmine, kindlustamine, investeerimine. Ja et sellise pisiku ma Swedbankist endale kätte sain. Siis tatsasin natuke teistel valdkondadele ringi, aga jõudsin ikkagi lõpuks Swedbanki tagasi. Ja olen sellest alates püsinud kogu aeg investeerimise, kogumise, arendamise teel ja seda üle Baltikumi. Nii et Eesti, Läti, Leedu, kõik on minu siis heas mõttes, olen üritanud mõjutada seda teekonda ja viimased natuke alla 1,5 aastat olen siis Luminoris vedanud kogu jaekliendile mõeldud investeerimisteekonda. Ehk kui teie tahate leida mingit informatsiooni investeerimise kohta või kogumise kohta või pensioni kohta kuni tehniliste lahendusteni, et siis kõik minu erinevad meeskonnad sellega tegelevad. Ja juba Swedbanki lõpupoole seal viimase paari aasta jooksul Luminoris on minu üheks tähtsaks eesmärgiks alati olnud teadmiste edendamine. Ehk kas on tegemist siis investeerimise kogumisega või finantsplaneerimisega, tegelikult seal suurt vahet ei ole, sest ma olen alati üritanud neid ühe vihmavarju alla suruda need teemad. Et Swedis sai kunagi alustatud, siis ma veel ei teinud sellist saadet, nagu kui te olete kuulnud investeerimisjutud. Et algul ma projektijuhina aitasin seda käima tõmmata, hiljem kui seal üks kolleeg läks vahepeal mujale, siis võtsin ka ühe saatejuhi positsiooni. Ja nüüd, kui Luminori minu tee mind viis, siis peale mind siis Meelis Maasik läks sinna ja kuulan ise siiamaani seda saadet, et seal minu jaoks kunagi värve ei ole, et kas on oranž pank või lilla pank või roheline, et tegelikult seal vahet ei ole, et tähtis on seda teemat edendada. Ja natukene hobidest, et kuidas ma maandan ennast, on trenniga, nii palju kui saan, käin trenni tegemas, üldiselt on see jõusaalis, vaatan hästi palju jalgpalli, viimased 11 aastat on minu jaoks väga raske olnud, sest ma olen Manchester Unitedi fänn. Täna sain nad uue treeneri, et vaatame äkki hakkab paremini minema.
ja järgmise sammu tegin ma investeerimise ja rahatarkusega sellises ettevõttes nagu Audentes Erakool ja olen seal nüüd andnud 2,5 kuud finantstarkuse tunde. Ehk mul on jube hea meel, et nad võtsid selle vaevaks ja hakkasid seda oma õpilastele õpetama. Ja ennem kui edasi minna, paar mõtet minu siis karjäärist ja elust, mis ma olen kõrva taha niimoodi samm-sammult pannud, et sa oled see, keda sa kohtad, täpselt nagu täna, me kohtume teineteist, saame häid mõtteid ja tänu sellele ma olen päris palju saanud teha mingeid otsuseid mingis mõõtustes, mis võib-olla 15 aastat tagasi näiteks oli ja keegi ütles midagi huvitavat. Siis alati ma üritan sellist tasakaalu leida, et kodu, töö, trenn, teadmiste omandamine, andmine ja noh, selle annan alati midagi tagasi, läheb sinnasamma. Ja out of box, mis mulle meeldib, et alati nagu välja tuua, et vähemalt ma ise pean ennast natuke out of box inimeseks, et kui ma ka pangas vahest olen, siis ma mõtlen, et kuidas ma sinna sattusin, et kui inimene võtab keskmise pangatöötaja peale, siis tegelikult ma olen selline natukene kiiksuga. Aga võib-olla on see head teinud. Nii, aga proovime siis edasi minna kõigepealt siis rahatarkuse ja finantstarkuse poolega ja paar hüpoteesi, mille taga ma olen alati seisnud, kui ka keegi on hakanud väitma, et ainult teatud inimestele võib majandusest rääkida, ainult teatud inimestele võib ärist rääkida, ainult teatud inimesed võivad poliitikas olla, siis seisan alati selle taga, et tegelikult rahatarkus investeerimine, see on iga inimese jaoks, see ei ole mingi tuumafüüsika, kui keegi tuumafüüsikat siin on õppinud või õpetab, siis andke märku. Aga et tegelikult need fundamentaalsed baasasjad on tegelikult kõigile arusaadavad. Ja kui need asjad endale selgeks teha, siis sa saad teha enda elu kergemaks, saad oma pere elu kergemaks teha ja nii edasi. Teine on selline alustamise pool. Õige rong läks ära. Minul läks ka õige rong ära. Ja see on see kolmas minu hüpotees, et ma alustasin liiga hilja ja nüüd ma üritan kõigile selgeks teha, et teised võimalikult kiiresti alustaksid, et kas on oma eelarvete planeerimisega, proovida raha kõrvale panna või siis juba hüpata sellise investeerimise rongi peale, millest me pärast ka räägime. Nii, aga proovime siis natukene lahti mõtestada seda rahatarkust ja kuidas siis tegelikult ka lastele rääkida. Et kodus olen seda muidugi katsetanud ka oma põnnidele rääkida, aga siis selline challenge või väljakutse hakkas mul siis septembrist hakkasid mul tunnid ja kuna materjali ei olnud, siis ma pidin ise need materjalid looma ka endale lastele. Ja nagu te teate arvatavasti, et kui sa oled 12, 13, 14 aastat vana, ja vähemalt mina tollel ajal ma väga ei suutnud ühe koha peal püsida, nii et lisaks teadmiste omandamisele oli mul vaja ise aru saada, et kuidas võimalikult huvitavalt seda asja teha. Aga proovisin mõtestada lahti, et miks on vajalik hakata tegelikult lastele rääkima seda, et jah, et see on 12-13 aastat, aga tuleb ju hakata veel varem vaikselt seda teemat rääkima, et mis on raha, miks me peame tööl käima, kuidas asju saada, mis asju saada, kui palju asju saada. Ja siis ma jagasin selle 3, mida ma üritasin ka siis lastele edasi viia, et minu eesmärgid olid alati, et selline põhibaas teabe anda. Olenevalt vanusest saab siis vaadata, et kuidas seda teekonda minema hakata. Teine on see kriitiline mõtlemine, kui palju ma peaksin kulutama, mida ma peaksin jälgima, kuidas aru saada see, et keegi üritab mind tüssata. Et kui sa lähed 5 euriga ostad pulga kommi ära, siis võimalik, et see ei ole kõige parem tehing siin maailmas. Et see on ju laste jaoks, täiskasvanu jaoks, et me saame, ma arvan, kõik siit on saanud sõnumeid Omnivalt ja TPD-lt, neid libasõnumeid, et kliki siia ja siis on kõik hästi või siis väljamaa keeles telefonikõnesid, et hakkame investeerima. Nende õnneks, kuna ma vene keelt hästi ei oska, siis ma ei ole nendega dialoogi astunud, aga vahest on kiusatus küll. Nii, natukene tausta ehitame ka üles, et kuidas me tunneme ise, et kuidas meil läheb. Ehk see viimased andmed näitavad, et seal kuskil 20% tiba peale inimesi arvavad, et nad tunnevad ennast kodus rahatarkuses. Et ma võin teie käest küsida, et mis te arvate, et kas see on piisav, kas me võime õnnelikud olla selle numbri üle. Et natuke teeb tõsiseks ja sellepärast siin ka tuleb leida neid võimalusi ja käia rääkimas inimestele. Ei räägita siis 62, mis mind enam-vähem isegi, kui ma esimest korda need andmed sain, see 56%
pere eelarve planeerimine tundub juba, et oleme õigel teel. Noh, loomulikult võiks seal olla 80-90%, aga seda me peame tegema. Kes kuidas, kes ajab seda Excelisse, kes paberi peal ja nii edasi. Mis on niisugune huvitav trend, mida me oleme juba aastaid vaatanud, on, et sellised, kes juba 18 on saanud natuke peale, et seal isegi on see protsent kõige parem enda eelarve jälgimise peale pealt ja tegelikult ka raha kõrvale panemise poole pealt. Aga muidugi see 74, vanematel oli see natuke all, oli seal 60 millegagi, aga noh, kui me võtame see 41 nüüd maha, kes tegelikult kuu lõpus peavad minema säästude kallale, siis see on jälle selline muret tekitav, et kas kõik säästud lähevad tarbimisse, kas osa läheb, kas mõnikord läheb, kui on näiteks haigusperioodid, et see on selline planeerimine ja loomulikult eks alati ole see küsimus, et kui palju ma saan kõrvale panna. Ja kui me räägime meelerahufondist, inglise keeles kutsutakse safety pillow ehk turvapadi, meelerahufond on selline kõige lähedasem termin eesti keeles, siis ideaalis, mida panga poole pealt vaadatakse, on selline 3-6 kuud, 6 kuu väljaminekud võiksid olla kogutud. See on tegelikult päris suur summa. Kui me räägime Eestis, siis ma arvan, et enamikul sellist 1-2 ei ole. Et seda ma ise olen nüüd jälginud, mis ma võtan 3-4 aastat, kui ma Swedbankis tegelesin just nende kogumistoodete pakkumisega, mis teile potsetavad postkasti vahest, ehk need ülevaated, et ma organiseerisin seda projektijuhina ja siis me üritasime leida, et kuidas suunata õiget informatsiooni õigele kliendile. Ja siis toote poole peal tuli tekst. Et need on mured tekitavad, aga see on jälle selline süstemaatiline teekond, kui me saame neid parendada. Nüüd noorte ootused, et see on selline tore vaade, et siin on mõeldud loomulikult natukene vanemaid, kui meie kõige nooremad lapsed on. Aga üldiselt, kuidas nähakse seda palgasoovi? Et selline koheselt 1500 euro eest võiks juba välja minna netopalgaga kodust ja tööd teha, aga varsti tahaks juba sellist 2500 eurot püüda. Muidugi, kui ma tegin seda nüüd klassiruumis, siis seal need numbrid olid veel üüratumad, aga ma üritasin endale ka selgeks teha, et vaatame nüüd selle keskmise palga ära, vaatame mediaanpalga ära ja siis, mis see tähendab, et mediaanpalgast, eks ole, 50% saavad vähem. Siis teine selline huvitav on, et 40 aastaselt, siis ma panen nagu asjad nüüd nurka ja ma hakkan reisima, et siis mul on hea elu, eks ole, käes. Ja see muidugi, need numbrid on ka alati hea reaalsuskontroll, et kui inimene hetkel läheb pensionile. Et loomulikult on siin hästi palju ajaloolist probleeme, mis meil oli, et kui ma ka räägin välismaa partneritega, et kui tuleb üldse juttu, et üks on see kogumise investeerimise protsent, et miks võiks parem olla. Ja teine on see, et miks eestlased kogu aeg üritavad uusi asju ärides leiutada, siis ma alati toon sisse selle faktori, et meil oli 50 aastat degressi. Et algul ma nimetasin seda, meil oli 50 aastat pausi, tegelikult me ju jäime maha teistest kogu aeg. Ja see pensioni mure ongi tegelikult sealt, et need inimesed, kes lähevad praegu või viimase 15 aastal pensioni, nendel ei ole olnud seda aega korjata endale ja investeerida. Et see reaalsuskontroll tegelikult on. Ja kolmas selline huvitav ootus nendel on, et ma teen oma firma, siis ma olen rahaboss ja siis ma ei pea üldse muretsema. Aga jah, see reaalsus on, et kuskil 5 asutatud firmast 2 jääb tavaliselt toimima ka hiljem kui 2 aasta pärast. Nii, aga kuidas siis hakata muukima seda teadmist lastele ja kuidas seda praktiseerida, seda rahatarkuse poolt? Et mul oli umbes samasugune nägu, kui ma sain aru, et mul nüüd ikkagi materjal ei ole. Õnneks Eestis on päris palju kirjandust, aga hakkasin sellise täitsa lõpp, mul on see töökeel on inglise keel, vist tuleb ainult inglise keeles väljendada, kuidas see common sense on eesti keeles on, kuidas? Kaine mõistus, väga hea, aitäh. Kaine mõistuse poolt, et ma üritasin otsida siis neid tugipunkte, et kuidas lapsi aktiveerida ja mida ma olin siis ka kodus kasutanud. Et üks, mille peale mina tulin muidugi on, et võimalikult varakult rääkida,
noh, loomulikult, et kuidas on alati see, et üks on see raha pool, et lähed, kui poodi minna, et kokku leppida, mis asja sa osta saad. Sa saad saad üle korra, kui sa poes käid, siis see eelarve paika panna, et okei, sa saad 1 euro eest või 50 sendi eest ja siin mängib teinekord rolli ka, et kui on päris rahaga, et nad saavad aru, et kui kaardiga on, siis kipuvad need numbrid meelest ära minema. Siis teine on läbi praktika, nagu seesama poes käimine, ja võib-olla juba õppida ka seal seda matemaatikat hakata õppima nendel, kes veel tegelikult ei õpi matemaatikat, väikestel lastel. Ja kolmas, mis mina katsetasin ja olen saanud kirjandust aru, et ikkagi sellised näitete baasil. Ja kas siis on ühe poole peal näited, on see, et kuhu sa saaksid jõuda, kui sa paned kõrvale endale midagi raha, et sa saad siis kas ise osta endale midagi, et mis on kokku lepitud, kas vanemad saavad aidata. Et nende 3 pealt ma hakkasin minema ja siis hakkasin panema, et okei, et kuidas jagada üldse temaatikat. Et tegelikult see algul tundub küll, et noh, mis see finantstarkus on, seal paar asja, eks ole, raha, kuidas raha saab, kuhu raha läheb, aga tegelikult on neid valdkondi seal rohkem. Ja raha poole pealt hakkasin sealt lahti pusima, et mis see raha üldse on, et saaks aru laps või nooruk, et mis see raha on, milleks seda üldse vaja tegelikult meil on. Et noh, okei, enne vanasti oli seal, kes andis lamba ja kes andis lehma ja et kui palju need omavahel olid või porgandid ja kartulid, eks ole. Aga et miks see raha meil olemas on, et kuidas me saame aru, et ehk see on see väärtuskandja, eks ole, et kui piimapakk maksab X euri, 1 millegagi, eks ole, et nüüd ongi, ahah, okei, selle raha eest ma saan selle, sama raha eest ma saan võib-olla pulgakommi ja siis jäätised ja siis seda võrdsustada, et mis siis tähtsam tegelikult minu jaoks on. Siis sealt edasi, et loomulikult miks on seda vaja ja et kust ta tuleb, et kuidas see majandus töötab, ehk siis sa pead looma väärtust, ehk vanemad peavad kuskil tööl käima, mis loob väärtust ja siis, kui sa millegi jaoks väärtust lood, siis tegelikult sellest sa saad ju palka. Et seal hakkaks see käima, muidu on selline küsimus, et MS-i käivad kuskil ja siis kasutavad mingit plastikut ja asju tuleb või toitu tuleb kuskilt, et kui mõelda praegu niimoodi ka, et kui ise väike olid, et ei oleks ka mitte midagi aru saanud, kui oleks mingi plastik, no tegelikult paljud telefoni juba kasutavad maksmiseks. Ja mul on tunne, et mina kasutan 99% telefoni. Nii, ja sealt edasi, et üldse see finantsturg, kuidas ta toimib, et seesamade maksed, kuidas maksta saab, et ma seda panganduse poolt olen ka siis lastele natuke avanud, aga noh, see on jah, selline juba natukene vanematele. Ja mis tsitaat mulle meeldib, et on Kiyosaki tsitaat, ehk siis, et kui sa saad aru, kuidas raha toimib, tegelikult see on see järgmine tase, et see üldiselt kipub nii olema, et nii palju kui sisse tuleb, siis väga raske on vähem kulutada, kui ta tegelikult sisse tuleb. Nii, aga siis kui siit edasi minna, siis kaks peamist asja, mis ma annaks kaasa, nii ise vaadata kui ka lastega rääkida, on planeerimine ja siis on juba eelarvestamine. Ehk kui me vaatame uuringuid, siis kuskil 50% planeerivad pere-eelarvet. Õnneks see trend läheb järjest paremaks ja kuidas seda tehakse, siis nooremad lähevad rohkem äppide peale, pangarakenduste peale. Mina ise näiteks kodus või meil on Excel siiamaani, kuigi ma ka pangas töötan, need äpid on väga head, pangaäpid, aga meile kuidagi meeldib see Excelis välja tuua. Järjest rohkem kasutatakse püsimaksevahendeid, ehk siis on see nähtamatu kas kogumine näiteks, et nii kui palk tuleb, läheb ta teele. Ehk selline planeerimine on võtmetähtsusega ja alati on selline hea küsida, et kas raha kontrollib sind või sina raha. Et paljud on siit pigem kogujad kui laristajad. Tõstame käe püsti, vaatame, kuidas te tunnete. 2, 3. Et pigem on see, et see tahe on ikka kulutada. Mina olen täiesti kulutaja. Õnneks on mul naine on see, kes on koguja. Kui me räägime rahast investeerimisega, minu jaoks kogumine läbi investeerimise, siis sealt mina leidsin enda motivatsiooni, kuigi loomulikult õige on see, et sul peab olema see meelerahufond ja sa hakkad siis investeerima. Aga ma närisin tükk aega ennast sealt läbi, siis ma sain aru, et mis asjad mulle toimivad, et eks igal ühel ole erinev.
nii, ma vaatan, kuidas meil kellaga on. Nii, ja kui me planeerima hakkame, siis tegelikult kõige parem planeerimiseks on ju eelarve. Et kes ei ole eelarvestanud ja kui lastel on kas või siis sellist nädala poolt hakata vaatama või päeva, et kui on vaja koolis, ei ole koolitoitu näiteks, et on vaja osta, okei, siis on, mis eurodega sa pead nädalaks hakkama saama, kus sa pead piiri tegema, et see, et ei ole selline asi, et saad näiteks nädala toiduraha ja siis esmaspäeva õhtuga on see ühel pool. Ja ma küsisin ka noorte käest, kui ma tunde andsin, siis ega tihtilugu oli nendel küll sellised näod, et noh, kui juba antakse suurem hulk, siis on keeruline seda sealt kõrvale suunata. Et seda koos paika panna ja võib-olla sealt alustadagi rääkimisest, et okei, et noh, et rahast me rääkisime, mis on, aga nüüd proovime läbi seda asja, et kui sul on nädalaks X eurot, et pane endale kirja, mis kulutused sul nädala jooksul on. Noh, näiteks on seal, eks ole, no üks ongi see, et ütleme, et koolilõuna on olemas, aga näiteks trennipäeval on vaja väike amps teha ennem trenni, et välja vedada siis õhtuni, okei, et kahel päeval on see, pane endale kirja, ja kas on siis sõbranna sünnipäeval või sõbra sünnipäev. Ja see silme all olemine võtab päris hästi. Panin siia juurde ka sellise smart planeerimise tööriista. Kas on keegi varem kokku puutunud? Ma arvan, et see on käinud ja see on päris hea. Mul oli endal just käisin koolitustel ja just sellise ka juhtimise poole peal jälle toodi see ja siis vahest mõtled, et okei, et palusid kellelgi mingi asja ära teha, aga kas sa jooksid mõttes läbi, et okei, kas on väga selgesti sõnastatud, oled sa endale selle ajalise eesmärgi pannud ja nii edasi. Ja ikka tuleb seda libastumist ette. Aga eelarve puhul on hästi hea just seda kasutada. Ja ma arvan, et selline lapsega neid asju läbi mängides siis hakkavad tekkima. Aga noh, loomulikult on paberi peal võib-olla on siis kõige pisematega ja juba kes arvutis on, siis on Excel peal. Kas küsimusi, mõtteid? Ma unustasin ennem öelda, et paluks aktiivselt kohe märku anda, et siis on see dialoogina on alati parem neid asju rääkida. Aga nagu me ennem arutasime, siis me teame küll, kus riigist ja sellest kliimast me pärit oleme, et meil läheb aega natuke soojaks saada. Nii, ja kui nüüd eelarvega me oleme vaatanud, tutvunud, siis järgmine on ju see kogumise pool. Ja kuidas lapsega oleks hea, oleks võtta mingi mõte, et milleks oleks raha vaja. Kas seda raha on vaja endale mingi asja soetamiseks, mingi uute ägedate kosside jaoks, või on pikaajaline perspektiiv, et ma tahan paari aasta pärast saada mingit kindlat jalgratast, ma hakkan väikeste summadega koguma ja saadaks võib-olla kokkulepe isegi, et vanemad panevad ka siis juurde. Ja selle sama smart mudeli järgi panna endale kirja ja kui silme all on eesmärk, siis on ka lihtsam selle täitumiseni tegutseda. Sest muidu on see, et jah, ma panen kõrvale, noh, vahest ma siis kannan oma teisele kontole või panen purki või panen ümbrikusse, kes kuidas. Ehk siit on nagu hea ja siis loomulikult oleks hea ka seda jälgida, et kas see plaan kord kuiselt panna X summa kõrvale toimib või see ei toimi. Toon välja ka, et plaaniga on lihtsam. Teine on see, et noh, räägitakse sellest 10%, aga ma panin ka küsimärgiga, et tegelikult on see, et igaüks peab täpselt teadma ja vaatama, et kui palju on võimalik üldse panna. Ehk ma kujutan ette, et neid kuluridu teie perel on oluliselt tihedamalt ja erinevaid kui minul enda 2 lapsega, eks ole, ja siis taksikoer Pradaga, eks ole, et see tuleb veel täpsemalt ju planeerite, ma arvan, kui meie peame planeerima. Ja siis sealt see edu tegelikult lõpuks peaks tulema. Nüüd abivahendeid, kui tahta üle veel vaadata kas ise lastega, siis natukene reklaamin paari lehekülge, mida ma ise olen kasutanud. Et kui ma enne siin olen koolitundide jaoks ka valmistanud, siis noh, üks on see, mis mul on enda nii-öelda siis raamatukogu või interneti avarused, aga tegelikult tagasi kooli, mida toetab
Swedbank oma tegemistes, mul endised kolleegid, seal on rahatarkuse all kõik videod ja plaanid ette tegelikult tehtud, kuidas on võimalik rahaasjadest rääkida. Ja mitte nüüd ainult kogumisest, investeerimisest, seal on pension, laenud, kuidas tööd teha, palgad ja kuidas seletada. Ja mis on kihvt, on see, et seal on ära jagatud 1.–3. klass, siis oli 4.–6., 7.–9., 10.–12, ehk jube hea asi on tehtud, et ma isegi helistasin endistele kolleegidele, ütlesin, et ma teen nüüd pätti, et ma nüüd kasutan seda seal Audentese tunnis ka ja siis loomulikult ütlesin, et selleks ju tehtud ongi. Aga sinna on päris toredasti ressursid pandud ja väga kihvtid asjad, et tunnustan neid selle eest. Teine, mis ma kasutasin ka kodutöö jaoks muuseas, oli siin oli rahaasjade planeerimine ja sai isegi Exceli faili alla laadida, kus oli blankett tehtud pere-eelarve jaoks. Et ma tegin sellise ülesande oma õpilastele ehk otsida julgelt selliseid lihtsaid viise, kuidas nendest rääkida. Ja loomulikult seda kirjandust on, nagu ma mainisin ka investeerimise kohta, on tegelikult ka kogumise kohta ja rahatarkuse kohta, et kuidas alustada kogumisega, siis oli see Rahatark Tom oli vist, oli üks raamat, eks ole, et kuna ma just olen ise kolimas, siis mul olid kõik need raamatud kuskil kastis või mingis vahelaos, nii et ma neid pilte ei saanud teha, et aga need on täitsa olemas, ma arvan, need on tuttavad. Ja kui me nüüd võtame natuke kokkupoole seda rahatarkuse poolt lastele just ja noortele, kuidas rääkida, siis selline päris elu näited, see on kindlasti tähtis. Teine on, mida varem, seda parem. Et noh, see on paljude asjadega tegelikult, aga just see, et kui see on see kõhklusmoment, et kas on liiga noor, on liiga väike, noh, tegelikult ei ole, et vaatame ka enda kodusse, 34-aastane tüüp saab tegelikult päris hästi aru, et mis see raha on ja kui mitu kommi saab selle 1 euro eest ja nii edasi. Ja planeerimine, et tihtilugu ununeb see ära, et kui on plaan paika pandud oma kuupäevadega, siis tegelikult sa jõuad oma tees palju kiiremini edasi kui muidu. Nii, aga selle rahatarkuse poole, laste poole pealt sain nüüd ringi peale. Nüüd võiks see hetk olla, kui te küsite või jagate oma mõtteid selles osas. Jutu osas mulle kõik hästi loogiline, ma tean seda kõike, aga kui sa kõik linnukesi, et palju ma siis sellest järgin, siis seal oleks nagu ristikesi päris märkimisväärselt. Ma arvan, et see on üks asi tegelikult, mis võtab alguses aega, et ära teha. Et mis me ise kunagi tegime, kui ma kaasaga koos hakkasime elama, siis õnneks me tegimegi oma selle Exceli ära, panime oma koefitsiendid seal, eks igas peres oli omamoodi, meil oli oma koefitsient, et siis palgast, mis ulatuses keegi peab protsentuaalselt panema, ja siis olid need read, mis olid need põhiasjad ja siis, mis olid need siis muutuvad asjad, aga just, et need põhikulud oleks alati pool. Ja siis sul oli see, ülejäänud oli sul see enda see vaba maa siis, mis sa said siis koguda või osta midagi või minna kuhugi, et pigem siis teete niimoodi, et mingi summa, mille te panete pere-eelarvesse ja siis on oma palgast mingi osa enda meelelahutuseks. Me tegime niimoodi, et me panime kõik need kulud kokku, mida iga kuu on vaja. Et seal oligi, eks ole, autoliising, siis mingi hetk tekkis meil ka kodulaen sinna juurde, siis oli see, algul üritasime eraldi hoida see toidu osa ja siis on, mis on see majapidamistarvete osa ja siis mingi hetk me panime siis kokku, et paneme selle summa, et oli, siis me teadsime nädalas, millega saab toimetatud. Ja et ühesõnaga niimoodi me panimegi need read paika, siis me teadsime, et seal on mingi X summa. Ja siis, kuidas me siis sealt ühendasime, ma ei teagi, kui paljud kasutada, kuidagi me jõudsime, et okei, et kuidas meie jaoks kõige parem oli see, et kellel siis oli hetkel palk suurem, siis selle protsent, kui palju oli suurem, siis tema läks natuke rohkem sinna ühisesse. Et meie leidsime selle tee. Aga meelerahufond samamoodi siis panite ühisesse? See oli nüüd eraldi, et me mingi hetk jah, panime selle, et on ühise oma see tagavara, et kui midagi on vaja. Ja siis enda oma, nii-öelda enda oma siis, et jääks see ikkagi, et 2 täiskasvanud inimest, et sul on ikkagi oma eelarve, siis on see kodueelarve. Ilmselgelt kodueelarve on kõige suurem, see ei ole küsimust, eks ole.
et meie jõudsime sinnani, nüüd oleme sellega toimetanud, mis nüüd 13-14 aastat oleme selliselt kogu aeg toimetanud. nagu ma aru saan, siis 10% palgast läheb investeeringu või nii-öelda kõrvale kogumiseks. Et ta tuleb jah, hetkel nüüd mul tuleb rohkem, ma ei mäleta, kuna mul see nõks sealt oli, aga noh, tegelikult vaatame seda ka, et mina paneks kõik selle, kui sa paned ikkagi, mul on endal see, enda Excelis on alapeaaegu hamstrit tegema, noh, et sa kogud endale vaikselt, eks ole, tegelikult läheb sinna teine sammas ka. Et kõik, kes te kogute teise sambasse, see tegelikult on ju investeering tulevikku. Ja siis sa saad selle ju jagada, et mis on see meelerahufond, mis sul tahad sularahas hoida, mis sul on siis pikaline investeerimine, mille eesmärgiks on pensioniga, siis on sul see võib-olla veel mingid teised read. Ja ükskõik, mis numbrid sul seal on, tegelikult kõige tähtsam on, seal on numbrid. Mul on pärast näited ka, et kuidas ka 10 euroga hakata kuus investeerima, et näidata, et sellised huvitavad matemaatilised efektid me tulevad sisse, et tegelikult vaatad teatud aja pärast, et vau, et ahah, et see on ka, et võtame selle äkki selle investeerimise poole, et ma hea meelega räägin, et ma olen katsetanud seda oma loogikat ja see siiamaani nüüd nendel lastel toimib, et seal isegi see 4-aastasel on palgapäev vahest 13 USA senti või midagi sellist, et aga hea meelega jagan seda ka ja aga need säästud, et kuhu nad panna niimoodi, et kõik peaks panna ära. siin ongi see, et see meelerahufond nii-öelda, mis on vaja siis, kui läheb külmikkäik ja autol juhtub midagi ja mitte kasutada siis intressiga tooteid. See ikkagi peab sul cash'is olema või sularahas. Et muidu on see, et sul on mingisse investeeringusse pandud, aga kui selle investeeringu väärtus on hetkel -30, nagu Covidi ajal juhtus või nagu Ukraina sõja ajal juhtus, siis on see okei, et noh, et mul on sinna 300 eurot oli pandud, 3 aasta on 200 järgi, noh, nagu käsi ei tõuse, eks ole. Ehk siis mingi osa võiks ikkagi olla seal sularaha poole peal. No see on üks võimalus, seal muidugi on see, et kui ära katkestada, eks ole, siis tavaliselt seda intressi ei saa, aga on nüüd juba tegelikult ka need kogumiskontod olemas, kus intress jookseb ka siis mingi intress, kui sa ka ära võtad. Et on selline, jaa. siis mingi aja pärast katkestada, kui tekib mingisugune lisaraha vajadus. Ja loomulikult, et seal, aga siis tulebki vaadata, et hea oleks ka isegi see 3-kuiselt võtta, et siis, et noh, mingi osa on näiteks täiesti sularahas, siis mingi on siis deposiidis või hoiuses ja sealt edasi vaadata. Küsin veel eelarve kohta, et seal on loomulikult on see kulud toidule, kulud lastele, kulud, ma ei tea, eluasemele, aga kas seal on ka, ma ei tea, selline valdkond, et enesearengule, koolitustele, puhkusele, midagi sellist ka teil eelarve valdkonnas on? Jah, see on, hetkel on meil ka see, jah, see nii-öelda see puhkuse poole me üritame panna, aga me olemegi üldist sellist varu hoidnud, et kas sealt või siis on eraldi ise oleme juurde pannud, enamjaolt vist isegi siis oleme ise seda kogunud, seda osa. Et see võimalikult noh, selgena hoida, aga loomulikult oleks hea, kui see oleks ka tegelikult siis nii-öelda ühises eelarves, nagu meie seda kutsume, et see on mida rohkem me ikkagi neid asju, mida on vaja siis 3-6-5 aastast, eks ole, et kõikidel päevadel või ka planeerimisel, et kui ta seal on püsimaksega, nautinud on juba läinud, olenemata summast, sest need püsimaksed peaks minu meelest tasuta olema, siis on see juba seal kogumise potis. Veel miskit, mõtteid? Ideid ka loomulikult, et ega ütlen, et planeerimises mina arvan, et teie olete ikkagi palju paremad kui mina, sest meil on väiksem seltskond, keda planeerida, et kui on isikuid rohkem, siis neid ad hoc siis juhukulusid või ootamatuid kulusid tuleb arvatavasti tihedamini, et kas või võtame seesama, et kui laps haigeks jääb, no see on päris hea, jälle number tuleb sealt, kui sa käid sealt apteegist läbi ja võtad selle varu ära, see ei ole niisugune kolksti.
et tunned, et kuidas sellest plastikust tükk läks jälle, eks ole, et see, ma tunnetan seda 2 lapsega päris hästi, et see on, aga ma arvan jah, et kui siit veel tõmmata koomale, siis see planeerimine, mis on keeruline, aga võib-olla ükskord see läbi teha, leida oma see skeem ja siis üritada seda lihtsalt jälgida ja teha ja võimalikult palju automatiseerida. Ehk et näiteks ka ma olen vahest vaatanud, et kui ennem püsimaksete minekut on vaja mingi asi ära osta ja sa siis kannad ise automaatselt sinna teisele, et mul on ka üks kaart, mida ma kasutan, ja siis pärast hakkad seda matemaatikat, okei, täna ei ole aega, homme ei ole aega, ülehomme ei ole aega, siis läheb midagi juba sassi, siis hakkad seal leiutama pärast tagantjärgi, et oota, aga see ei pidanud siin konto peal olema, et mis peab olema seal mingi laste investeerimiskonto peal, mis peab olema ühise konto peal, mis enda konto peal, mis enda varukonto peal, et hea, kui on see, et kui on näiteks kindel palgapäev, et panna igaks juhuks sellest järgmisel päeval ja läheb see püsimaksekorraldustega, mul enamjaolt on kõik niimoodi tehtud, läheb tõk, läheb ära, ja siis sa tead täpselt, ahah, okei, see on see raha, mis mul on siis muudeks asjadeks. No see on jah, seal on alati, et vähemalt 6 korra on rõõm ju, kui tuleb. Ja siis on see trrrt, künnab minema kõik. Mida sa oskad ka soovitada, et ma saan aru, et sa Excelit kasutad ise, aga võib-olla on mõni äpp nagu silma jäänud. No mida ma olen ise näppinud, et see ei ole nüüd reklaam, ma panen selle disclaimeri alla, on Swedi oma, eks ole, eelarve oma, sest ma töötasin Swedis nii pikalt ja mul on päris palju asju veel seal, aga mulle meeldib see enda see Excel isegi rohkem. Aga see on, kuidas kellele on, et tegelikult äpp ju filtreerib päris hästi ära, et mis sul on see meelelahutusosa, mis on sul toiduosa, aga seal oli see, mis mul viskas mingit klemmi kokku, et kui tänapäeval ju lähed Prismasse või Rimisse, siis seal on sul ju kõik koduasjad, kõik toiduasjad ja siis palju lasteasju ka, et kuidas sa siis ta on sul ühe all seal, et sealt ma tahtsin tegelikult, et ta natukene läheks teisiti. Aga tasub leida endale see enda see viis, et see on, ma arvan, siin see võti ja siis lihtsalt jälgida. Et kas seda igapäevaselt teha, see on teine asi, et siis kui võimalik, siis kuidagi võimalikult palju automatiseerida. Aga mis aitab ju kaasa, mida meie kasutame ja nägime, kuidas vähem aega läks ja lõpuks vähem raha oli toidu tellimine, et poodidest. Ja see oli isegi siis, kui Selver tegi selle tasuliseks, siis me vaatasime, et kui me ise läksime, eriti mõnus on tühja kõhuga minna, siis läheb asi natuke untsu. Aga et kui läksid ise, ikka sa suutsid leida midagi, aga kui sa rahulikult, nüüd mul on nii tehtud, et ma olen pannud need põhiasjad, baasasjad, mida mul nädalaks vaja on, ja mingit asjadega siis vahest mängid, et ajule anda ka natukene teist asja. Et ongi, et mis hakkliha, siis on see selle südamega lemmikutesse pandud, et see on lastele mingi kananagitsed alati, siis on mingi laktoosivaba keefir ja siis sul on teada, tegelikult sa saad ju enam-vähem panna, et baas, toidukorv, tuleb mul X juurde, see on see baas, mida mul on nädalaks vaja. Noh, või siis ütleme jah, et meil tuli niimoodi, et korra tellime, ühe korra siis käid see mingi piima on juurde tavaliselt vaja leiba, eks ole, mis ei saa nii palju ette tellida. Ja see aitas ka tegelikult seda planeerimist paika panna. Aga muidugi tehakse seda päevast jälgimist ka ja kui me pärast räägime sellest finantsmugavusest või vabadusest, siis on ju tüüpe, kes on ennast teinud 10 aastaga, eks ole, aga see tähendaski seda, et siis noorena ennem lapsi, ennem peret, sõpradega ühes korteris, Marko Oolo, eks ole, on sellest rääkinud, et ja see on see ekstreem, et see on tehtav 10 aasta või 15-aastasega sinna neid nulle kirjutada endale 5-6 tükki, aga mis investeering see nüüd on siis, et tema oli see teine äärmus, see on lahe, et ta näitas inimestele, et see on tehtav, aga minu jaoks see näiteks ei oleks. Et minu jaoks see ei toimiks. Nii, aga kas te tahate väikest pausi või hakkame vaikselt investeerimisega minema? Investeerimise poole, et selline asi, mis mulle kunagi meeldima hakkas ja mul on õnn tegelikult olla, ma ei tea, siis olla selles teekonnas, kuidas Eestis ja Baltikumis areneb investeerimine ja ka kogumine investeerimine tegelikult laias laastus on hästi palju kattuvad.
nüüd kusjuures mul neid elukaid vaadates, siis ma kõigepealt küsin, et mis need sümboliseerivad, kas te teate, need kaks tegelinskit, pull ja karu? Täpselt, et investeerimisel, et kui on keerulised ajad turgudel, siis turud lähevad niimoodi samm tagasipoole, nagu karu läheb alguses tagasipoole, kui tal vaja on. Ja siis pull on, see paneb otse edasi, eks ole, ehk siis kui on 20% või rohkem turud langenud, siis kutsutakse karuturuks ja kui on teistpidi, siis kutsutakse pullituruks. Aga selline kogumise poole pealt üks mõte tuli veel, et mul oli pilt tegelikult, kus ma olin New Yorgis selle pulli juures. See oli nagu flashi pilt, et noor kutt on USA-s, aga kui ma päris ausalt, et ega mul polnud üldse raha, et sinna minna. Ja kuidas toona oli, siis mul sõber läks esimesena ja olid mingid programmid, et kuidas Ameerikasse tööle minna suveks. Ja läksingi lihtsalt siis kandideerisin sinna ja ma sain tegelikult niimoodi, et kogu see 2,5 kuud, mis ma tööd tegin, sain ma tegelikult selle, et ma sain pileti edasi-tagasi ja siis mingeid asju. Seal lastelaagris töötasin siis. Ja see oli see, et ma mõtlen, et kui neid ideid otsida, et kogu eesmärk endale panna, et tasub alati uurida ka erinevaid lahendusi. Ja siis eks seal siis ema natuke aitas. Ja mul ema oli ka õpetaja palgaga seal ka 2004. aastal, et kui palju sa saad aidata, aga aitas ära osta, pärast ma sain siis nagu tagasi maksta selle piletiraha ja koha peal otsisin seal lisatööd, et natuke pärast ringi reisida. Aga on tehtav teinekord tõesti niimoodi, et ega otseselt nagu võimalust ei ole, aga julge peale hakkamine on teinekord pool võitu. Aga proovime siis investeerimist natukene avada. Küsiks, mis on investeerimine? Kõige laiemas spektris. Raha väärtuse kasvatamine, hea, mis veel? Mis te täna siin teete? Kuhu te investeerite? Teadmiste investeerimine. Kes käib trennis või jooksmas, investeerite tervisesse, ehk tegelikult on hästi lai spekter. Ja siis, kui me nüüd hakkame seda raha, mis täpselt, et millest me peamiselt räägime, on raha väärtuse suurendamine või siis, kuidas me ütleme, et proovida leida kohti, kuhu oma raha panna, et rohkem pärast tagasi saada. Eks ole, et see võib olla vanad autod, mul sõber ostis mingi väga vana Mercedese, suhteliselt okei hinnaga, ei olnud üldse midagi väga palju, aga ta peab tohutut tööd tegema sellega, siis ta loodab, et kunagi on tal siis, kas ta siis sõidab, kui tal väga hästi läheb, või siis müüb selle maha, et omale pensioni 3. või 4. fondi siis teha. Margid, isegi veinidesse on võimalik investeerida. Kusjuures väga kasumlik on legodesse investeerida. Ma kunagi sattusin artikli peale, et kui see praegu oleks 90ndate terve lego, et see paneb seal Ameerika osadele aktsiatele silmad ette, nii et koliseb tegelikult. Et see oli selline minu jaoks äratundmisrõõm. Kunst on, eks ole, aga mis on võib-olla kõige kättesaadavam lõppkokkuvõttes on finantsturgudel investeerida. Ja seal on siis üldiselt 2 varianti, et kas siis osta odavalt ja müüa kallilt, või leida neid kohti, kus sulle aja jooksul antakse ka raha tagasi ehk dividende. Aga miks alustada investeerimisega? Kas te seda vanapapit teate? Mul on nimed pandud, muidugi siis te mul läks meelest ära, et ma panin nimed ka siia muidugi. Et kahjuks siis härra Mangerit meil enam ei ole sellest aastast, et 98-99 aastaselt ta läks siis nii-öelda parematele jahimaadele. Aga kuidas nemad sõnastasid ja just Buffetti sõnu läbi lugesin mina seda, oli see, et tema oli muidugi hull vana, see vana hakkas 11-aastaselt investeerima, siis ta 14. aastaseks enam-vähem teadis, et mis strateegia järgi investeerida. Aga tema sõnastas selle, et ta tahtis, et tal oleks vabadus otsustada ja oma otsuseid ise vastu võtta ilma selleta, et ta peaks teistele aru andma või luba küsima. Sealt hakkas tema teekond pihta. Siis teine, mis on hästi levinud, neid, mis oli 2021 aasta pealkirju sellest finantsvabadusest, et kui palju meil neid finantsvabu inimesi on, et neid kõik mäletate arvatavasti erinevatest ajalehtedest, aga see on üks eesmärk, mida kõned, ma tahan finantsvaba olla. Ma lisasin siia finantsmugavuse, mille mul üks kolleeg tõi ka kasutusele ühe võimaliku eesmärgi nimel, aga finantsvabadus jäägu igaühe enda defineerida tegelikult. Et laies laastus tähendab finantsvabadus seda, et kui sa täna lõpetad töötamise,
siis sa saad elada mitte ütleme, et siis sa saad elada ja sul on kulud kaetud. Aga keegi ei ütle sulle kunagi, kas need kulud on 300 eurot, 3000 eurot või mõnel võib-olla 300 000 eurot aastas, eks ole, et see tegelikult on igaühe enda otsustada. Ehk ei tasu segadusse minna nendest väga kirevatest pealkirjadest, et finantsvaba saad sa ainult siis olla, kui sul on 1 miljon kontol või 2 miljonit kontol, et tegelikult see on kõik sinu enda üles ehitatav, et tegelikult su kodu ka ju, et idee on see, et kui sul on kodulaen, siis mingiks hetkeks on sul see ära makstud, sul on see kodu olemas ja kui sa tahad kunagi aega natukene nüüd maha võtta, me kutsume seda pensionieaks, mitte pensionäriks, ma ütlengi pensionieaks, seda kutsutakse seda aega, et siis sul on väiksem sissetulek, aga sul on asjad olemas. Et on tehtav. Et väga paljud pensionärid tänapäeval elavadki sellest pensionist, mida nad on siis teeninud. Tegelikult, kui neil on kodu makstud, siis nad on ju kõik finantsvabad. Et loomulikult nad ei saa seda teha, võib-olla mida nad tahavad ja reisida, aga tegelikult nad on selle välja teeninud ja kui nad hakkama saavad, siis jõuame sinna. Ja viimane võib-olla on selline hea tunne, et kui sul on oma see tagavara kogutud, sul on investeeringud ka, et kui midagi juhtub, et sul on riskid maandatud, et ma ei pea laenu võtma, ma ei pea teise koha peale tööle minema või 3. koha peale tööle minema. Et need 3 sellist põhiargumenti on see, mida ma kõige rohkem kohanud olen. Nii, aga kuidas sinna seda teekonda alustada? Et kas te teate, mis on 8. maailma ime maailmas? Täpselt, väga hea. Ehk liitintress on see, mis aitab meil rohkem teenida. Et kõige lihtsamad, kui nüüd valemit küsida, siis mina valemit ei tea, võib-olla keegi teab siin valemit, et arvatavasti 1 A4 lõplikult jääb puudu. Aga mis ta tegelikult on see, et kui sa investeerid, ütleme, 100 euri, ja ütleme, et sul on siis hea investeering, saad 10% tagasi, siis aasta pärast sa seda 10 euri laiaks ei löö. Ja see tähendab seda, et järgmine aasta sul on investeerida 110 euri ja sa saad 110 pealt tagasi seda 10%. Ja kui sa nüüd igakuiselt regulaarselt hakkad investeerima, siis kogu aeg see liitintress kerib ja mul on mõned näited ka toodud, et kuidas ta siis kasvama hakkab. Muidugi siin on tähtis endale panna paika see, et see pikaajalisem siht, et isegi võib-olla, kui teil on mitu sihti, et üks on selline lühiajalisem 20 aastat, 10 aastat, 5 aastat ja siis on see pensioniga on 40 aastat, et te hoiate teinekord need lahus. Et kõige parem näide, kus hakkab see asi tööle, on teine pensionisammas tegelikult. Aga miks ta tänapäeval ei tööta ja miks me kuuleme sellest muretsevad, et ma saan ju nii vähe, see on mõttetu. Aga see periood on lühikene. Et kui sul on väiksed summad, siis ta tahab aega, et hakata kerima. Ja siis lõpuks ta ikkagi hakkab seda hokikepi meenutama, kui on turgudel investeeritud. Nüüd need näited, mis ma teile natukene näitan, et teiega siin arutada ka, siis ma võtsin suhteliselt tagasihoidliku protsendi, ma võtsin 5% aastas, aga kui me vaatame võimalusi, kuidas väärtpaberiturgudel investeerida, siis 2 indeksit tavaliselt tuuakse kõige rohkem näiteks, et üks on maailma indeks, mida jälgitakse, ja teine on siis S&P 500, on see lühend, Standard & Poor's 500, mis jälgib Ameerika 500 suurimat ettevõtet. Mis tänapäeval loomulikult tähendab USA, Ameerika 500 suurimat ettevõtet, tähendab tegelikult, et enamus nendest on maailma suurimad ettevõtted. Ja kuidas see loogika seal käib, on see, et ma ei tea, palju jalgpallifänne on, siis jalgpalliliiga tavaliselt toimib niimoodi, et need, kes väga hästi ei toimeta seal aasta jooksul, siis nendest saadakse lahti ja siis võetakse eelmisest grupist nagu natuke tugevamaid peale. Ja see on täpselt samamoodi, käib selles 500 ettevõtte jälgimislistis samamoodi. Ja nüüd, kuidas nendesse indeksitesse, kas maailma indeksisse või Ameerika 500 suurimat ettevõtet või Euroopa samamoodi toimetatakse, on see, et on kokku lepitud, et mingi indeks jälgib teatud ettevõtteid või regiooni. Ja siis arvutid või ka inimesed investeerivad täpselt nendesse ettevõttesse, täpselt selles kogused, mis osakaalus ta seal on. Ja niimoodi see pannakse tööle. Ehk kui me räägime teisest sambast, indeksfondid, kellel on, siis tegelikult on seal taga matemaatiline kalkulatsioon
ja kui me kasutame roboteid, siis tulevad need kulud ka alla, mis on hästi, hästi tähtsad. Nüüd proovisin panna niimoodi, et saaksime ka väga väikestest summadest, et hakkame sellest kogumisinvesteerimisest pihta. Et eesti keel on selles suhtes natukene naljakas, et me teeme mitte väga, vaid palju rohkem vahet kogumisel ja investeerimisel. Aga kui me inglise keeles ütleme savings, siis tegelikult savings alla lähevad ka osad investeerimisfondid. Ehk Eestis me oleme seda rohkem laiali löödud ja ma olen kogu aeg nuputanud, et kuidas seda paremat sõna üldse tegelikult leida. Et kogumisfond on olemas, aga nii kui ma mõtlen kogumine, tähendab see, et ma panen kas ümbrikusse raha või kannan endale kogumishoiuse peale. Aga proovisin tuua neid näiteid hästi reaalselt, et selline 5% tootlusega aastas, aga me võtame, et see 500 Ameerika suurimat ettevõtet, see indeks on läbi 50 aasta teinud tootlus seal kuskil 9 pluss miinus 9 on see keskmine, 9,4 või 5 oli vist hetkeks, siis kui me võtame sellelt, me ei ole ainult aktsiates, mis on oluliselt riskantsemad ja volatiilsemad, ja võtame siit veel natukene inflatsiooni ka alla kulud, et siis me võiksime see 5% pikas perspektiivis saada. Ja proovisin nüüd leida selle, et 10 euri kuus täista selliseks loodetavasti kättesaadavaks summaks panna, ehk siis kuidas see toimib, et see sinine on nüüd enda sisse makstud osa, eks ole, ja kuidas see graafik hakkab siis minema, et kui me algul näeme, et need põhijupid on kogu aeg, mida ma ise panen, siis mida aeg edasi läheb, siis hakkab matemaatika tööle ja tegelikult see värv läheb palju ilusamaks. Nii, siis proovisin sellise kalkulatsiooni teha, et kui panna näiteks, kus ma selle summa sain 40 raha, siis mul oli dollarimärgid siin ja siin oli eur, siis oleks näinud, te hakkad mult küsima, et kuidas see konverteerimishinnad praegu on, et siis mul oleks keeruliseks läinud. 40 raha ma võtsin sellest, et kui näiteks praegu on lapsetoetus 80 eurot, et kui on võimalik näiteks, mingi proportsioon sellest võtta ja proovida investeerimisse suunata selleks, et kui laps umbes lõpetab gümnaasiumi, ma panin 20, et oleks ümmargune summa, et kui vist on see 18,5-19,5 vahemikus lõpetatakse, et kui palju oleks võimalik tal koguda mingit sellist kas stardiraha, et ongi, kas on siis vaja ülikooli minna teise linna või mingit kapitali, ehk 5% tootlusega, kus üle 20 aasta tegelikult me leiaksime seal, mis ta on siis 17 000 euro kandis ennast. Ja kui me nüüd paneksime näiteks siia 5% iga aasta sissemaksele juurde, siis me näeme, et see graafik hakkab kohe teistmoodi käituma. Mida ma ise tegin, et näidata, et ma olen ikka katsetanud ise ka, et päris ole, et Emilia saab nüüd 11, ma mõtlen, me hakkasime mis ta oli 2 või 3 aastaselt, proovisime panna, algul oligi nii, et panime püsimaksega ja siis vaatasime, proovisime kokku tõmmata, et lähekski riigipoolne saaksime suunata investeeringutesse, et kogumisse, ja mingi hetk ma muutsin selle, siis ma hakkasin ise haldama dividendiaktsiatega. Ehk dividendiaktsia tähendab siis seda, et ma ostan ettevõtete osakuid, kes maksavad oma kasumit välja teile rahas. Ja iga kord, kui ma sain jälle selle raha kokku kogutud, panin jälle uuesti otsa. Et kasutasin seda, mul endal protsent, ma arvan, tuleb kuskil seal 6-7% kandis vist tuleb aasta, ma arvan, see tootluse pool. Ja ma sinna nüüd ei ole ise seda pluss 5% iga aasta teinud, et seda võimendust, et me lähtume puhtalt sellest, et oleme suutnud selle suunata, aga ma ütlen, need summad on täpselt, kuidas kellelgi on käepärane. Aga mis ma tahaks just rääkida, et see sama 8. maailma ime ehk liitintress, et on tehtav ja koguda lastele seda kapitali, kui te võimalikult varakult panete need seemned kasvama. Et on tehtav 5 eurikuga, 10, 15, et kuidas on, et
kui ka algul on võib-olla paar euri kuus, siis tänapäeval on juba investeerimisvõimalusi, kus kulud on väga minimaalsed või kulusid ei ole. Et kui me räägime, paljudes pankades on näiteks Balti aktsiatesse investeerimine ilma rahata ja hoidmistasuta, mõnes kohas on juba ka fondid, indeksfondid mõned, kus saab manööverdada 0 euroga ja just anda ajale aega tööd teha, jah, matemaatikale aega tööd teha, vabandust. Ehk see on selline, ja ühelt poolt kutsutakse seda igavasti investeerimiseks. Et noh, mis mõttes, et ma panen ja nüüd nagu ootan, aga see on nüüd see hetk, kus mul endine kolleeg ütles väga hästi, et aga igav on vahest hea. Ja selle liitintri puhul on igav hea. Ja sa näedki tulemust 10 aasta pärast, sa näedki tulemust 20 aasta pärast. Ehk see on see pool, mida ma soovitaks mõelda ja just ka isegi sellist ennast motiveerida, et kes kasutab inglise keelt, kes eesti keelt, pange lead interest või compound interest Google'isse, otsige endale sobilik kalkulaator ja ma vahest iseenda motiveerimiseks või koolis, need kolmendased tüübid, siis ma panen jälle selle sisse ja siis ütlen endale, et aga see on see, millest te mulle rääkisite, ma küsisin, palju te tahate täiskasvanuna väärt olla või see turuväärtus teil võiks olla ja portfell, et ma ei tea, palju nad oma nulle sinna jälle ütlesid mulle, et seda te ei tee, aga päris palju on võimalik, aga tähtis on tegelikult, et üldse midagi oleks, et see 10 000 saavutada. Et kui isegi kas on õppemaksuks või midagi. Aga jah, see on hea ja osadel on isegi niimoodi veel, ma nüüd ei tule meelde see nimi, et sa saad panna siis selle, et mis sa arvad, et sa suudad endale koguda, näiteks siis pensioni jaoks. Ja siis vaatad, et okei, et palju sa saad endale sealt näiteks ära maksta, et see tase oleks kogu aeg sama. Ütleme, et teenid 50 või 100 000 euri, suudad selle koguda selle 40 aastaga, et palju ma saan iga kuu ära võtta, niimoodi, et mul portfell ei vähene. Ja miks ma ütlen seda, et portfell ei vähene, siin on tähtis see, et see on see loogika, et kasuta, et kui sul on üks lehm, see oleks mõistlik piimast toituda. Ehk hoia teda alles ja see on täpselt see tegelikult investeerimisel ka, et kui sulle passiivsed tulu tekitavad, et kasuta ainult neid dividende ja sul on see olemas. Ja seal saab siis ka enda neid eesmärke tegelikult panna, kui me räägime sellest nii-öelda finantsvabadusest, et okei, selleks hetkeks on mul portfell X, see annab mulle kuus 300 eurot ja siis sa teadki, et sellega mul on vaja hakkama saada. Vot, mõtteid selles osas mõtlikuks jäite? Just selline jätkusuutlik panemine, see on kõige tähtsam, et mitte teha pause sisse. Ja kui me nüüd kerime seda ajaratast edasi, et siin ma just olen vaatanud, ise kalkuleerinud ka oma laste pealt, et mis leveli me võiksime nendega saada. Aga endale, et on meil ju ka kuidas see eesmärk on, et tihtilugu on selline, okei, et vähemalt võiks kuskil 60-aastaselt siis võib-olla tunda ennast kindlana. See 40-selt on ka tehtav, aga see on väga hästil inimestel tehtav. Kas sa teenid üüratult või sa siis eladki 10 aastat kitsikuses, aga ütleme, et selline 40 aastat. Ja nii, ma panin 200 eurot kuus, 40 aastat. Kus ma 200 sain, et ma võtsin hetkel puhtalt selle, et kui meie see keskmine netopalk on 1560, siis ta peaks olema teise pensionisamba makse, minu meelest peaks kuskil sealkandis olema brutopalgast, et kui te suurendad ka ja maksad 10%. Lihtsalt, et siin on kuskilt mingi loogika taga. Ja siin nüüd hakkame seda hokikeppi nägema, nagu kutsutakse investeerimismaailmas, et algul ei lähe ja siis läheb järsumalt ülesse. Ja miks mulle meeldib neid kalkulatsioone teha, et näidata, et reaalselt see on see matemaatiliselt tõestatud valem. Ja jälle ma tuletan meelde, ma panin 5% ekstra sellepärast, et meil on Eestis vahest inflatsioon kõrgem, kui on näiteks Ameerikas, eks ole, ja võib-olla Saksamaal. Ja et olla see, et sa võib-olla ei taha kõige riskantsemates investeeringutes sees olla. Ja kui sa paned nüüd siia see pluss 5% iga aasta tõstad, ehk siis esimene aasta proovime siis koos, ütleme, et siin ongi teine sammas koos, võib-olla paned natukene midagi juurde, et kui sa paned see 5% iga aasta proovid juurde saada kuidagi panna, et siis kuidas see mõjutab pikaajaliselt.
et see on puhtalt mäng on ainult aastates, et mille pealt hakkab kerima. Kui ma käisin, mis see oli nüüd 6 aega tagasi, kutsuti personalijuhtide, nendel on selline päev, Mektoris oli, ja siis meil oli ka, et kuidas palgatööga, kas on võimalik koguda endale portfell, et sa sellest kunagi elaksid. Noh, me panime hästi ambitsioonika, ütlesime ka, et noh, et inimesed kui ikka kuulama tuleks, panime, et noh, 1 miljon ikkagi. Aga et siis ma näitasin muidugi selle 1 miljoni graafiku ära, on tehtav 40 aasta 20, aga noh, see on jälle selline meediasse kinnistatud, et kui sul miljonit ei ole, et noh, kas sa siis investor oled, ei, see ei puudu üldse sellesse asja. Et puutub asja ainult see, et kui palju ma saan panna kõrvale, et hoida seda oma puhver olemas, et mul oleks, ma ei peaks laenu võtma selleks, et kui mul midagi juhtub mingi asjaga, kas iseendaga, autoga ei saa tööle minna. Teine, pikaajaliselt, et kui ma saaksin kasvama panna, et kasutada ära aega, matemaatikat ja finantsturgudele investeerimist. Tegelikult tulevikus tahaksid, et su kuu sissetulek oleks, et sa tead, palju sa pead kõrvale panema. Täpselt, et kui turgudel nii läheb, et alati on see väikses kirjas, et mineviku tootlus ei taga tuleviku tootlust, aga kui me võtame puhtalt Ameerika nüüd fondid ja me paneme siia 9%, noh, võtame 2% maha, inflatsioon on 7%, siis oleks see siin juba siinpool, eks ole, üleval pool. Ja see on täpselt selline pikaajalisust, millest mul on väga kahju, aga nii palju generatsioone meil ilma jäänud tänu sellele, et meil oli 50 aastat pausi. Meil ei eksisteerinud niisugust asja. 90ndate alguses midagi hakkas tekkima, siis tuli jälle rahareform, eks ole, Vene kriis, paljud said sealt pihta, ei taha siiamaani osad kuulda mingist investeerimisest, siis tuli 2008-2009, järgmised kukkus ära. Mis me nüüd näeme, et Eestis järjest rohkem ikkagi tegeletakse investeerimisega ja paar aastat tagasi vähemalt Balti aktsiate põhjal peaks olema üle 100 000 investori meil, ehk 100 000 väärtpaberikontot on meil olemas. Et see on tähtis. Et kui ma nüüd võrdlusena ütlen, siis Rootsis minu teada on üle 90% inimestest tegelevad ühel või teisel määral investeerimisega. Noh, kindlasti on seal pensionifondid sees, aga seal on ka tavafondid. Ehk see ongi see, et kui sa juba tööle lähed, sa üritad kogu aeg täpselt see oma eelarvesse sisse panna, et X summa ma panen alati kõrvale. Ja täpselt, et see 200 on koosnud, ma siia ma arvestasin puhtalt ka, et see on see teise samba osa, aga minu meelest ilmestab ka see väga hästi. Et selline, mis meil siin on, üle 4000 euro on oluliselt rohkem kui 0 eurot koguda. Nii. Ma tahaks rääkida regulaarsusest. Et investeerimine väga äge asi ja me näeme neid pealkirju, kus teenitakse 2-kordseid kasumeid ja 4-kordseid kasumeid, aga kui palju olete te näinud meedias sellest, et ma kaotasin 4 korda või 8 korda või? Mina ka ei ole väga näinud. Kui palju te olete näinud, et krüptoga kaotatakse? Mina näen ainult Ferrarisid, Lamborghinisid ja siis siin on väga huvitavad autonumbrid on sinna ette pandud. Ehk siis selline turgude ajatamine, otsimine ettevõtetega ja mitmekordselt teenimine, sellega reaalselt võivad tegeleda käppudes inimesi maailmas, kellel on see aeg olemas, kellel on see oskus olemas. Ehk loomulikult võib teha ja katsetada ise, aga üldiselt, kui me räägime niisugusest võimalikult madalast teadmisest turgude kohta, võimalikult väikesest ajast, mida te suudad panna tegelikult investeerimise uurimise peale, siis on regulaarne investeerimine ja just ettevõtetesse, mis loovad väärtust. Ehk see selline iga päev nihelemine, see tegelikult on treidimine ja jah, sellega on võimalik teenida, aga need inimesed tavaliselt on siis 25 tundi ööpäevast ka uudistega kursis. Ja siis nad suudavad selle leveli kätte saada. Et vahepeal, kui turud ainult tõusid paar aastat tagasi ja siis kutsuti meil siin hipodroomiks seda Tallinnat, kus iga kuu tuli uus ettevõtte turule. Mul süda tilkus verd koos kolleegidega, kui me pealkirja vaatasime, inimestele loodi seda
väärpilti kohati, et ei, no aga tuledki ja siis saadki, et ühe ettevõttega võtad 2 korda kohe kasumi välja, siis tõmbad krüptosse korraks, siis tõmbad seal ka 2 korra peale ja siis paned järgmisesse ettevõttesse, sa saad 2, et noh, siis oledki finantsvaba. Ja siis mõtled ja siis me mõtlesime seal ka kolleegidega, et kuidas me siis niimoodi väga viisakalt suuname ka oma podcastis või oma Swedbanki podcastis, et palun mõelge rahulikult, investeerima on pikk mäng ja sama kiiresti, kui asi üles läheb, teinekord läheb ta alla ka. Aga kui asjad kukuvad, siis kõik tulevad küsivad, mis juhtus? Aga kui asjad lähevad 1 kuuga 2 korda üles, kas keegi tuleb küsima, miks? Ei, nii hea ettevõte on. Et ma ütlen, et sellised ajatamised on keerulised. Nüüd, mis ma tahan siin teile näidata ja rääkida põhiliselt, on hästi pika selle graafiku leidsin lõpuks, et üldiselt me võime rääkida siit maalt, et 40-50 aastat võiks olla selline pikk eesmärk, kui te investeerite. Et see ongi see aeg, kui te tahate vähem tööd teha, te tahate tegeleda oma lastega, lastelastega ja käia võib-olla reisimas. Nüüd 50 aasta jooksul, no siin neid kukkumisi on. Ehk nüüd on see küsimus, et kui palju te teete õigeid otsuseid, kui palju teete üldse otsuseid ja kui palju teete valesid otsuseid. Ehk selle 4-50 aasta jooksul, mul ei tule selle investori nimi kahjuks meelde, on vaja teha, mis ta oli, 5-8 otsust. Ja kui ta nüüd täiesti puusse panete, siis on kehva. Ja siis see inimene rääkis hästi, et ingliskeelne podcast oli see. Ja siis ta ütles, tõi väga hea paralleeli Napoleoni kohta. Et kunagi oli keegi küsinud Napoleoni, kes kuule, et kuidas sa defineerid, et mastermind of war, ehk siis geenius ja sõjageenius, et kes teeb õigeid otsuseid kogu aeg, ongi nagu külm nagu eeringas ja temal kõik on hästi, keset siis kaost. Ja siis Napoleon oli vastanud, et on vaja ühte inimest, kes suudab teha keskmiselt hea otsuse siis, kui kõik paanikas on. Ja see on geenius. Ja siis ta tõi selle paralleeli turgudele. Ja kui me nüüd vaatame siin 50 aasta jooksul, ehk neid kukkumisi, nad näevad siin väiksed välja, aga need on päris suured, eks ole, mis on alla käinud. Ja mis tavaliselt juhtub? Selline standard. Võtame siit mingi suurema, kus meil see, siin ta on. Pikalt, palju 8 aastat tõuseb. Kõik ootavad, et siis siin hakkab juba inimesed hakkavad oota, aga investeerimine on normaalne, et sellega saab ju raha teenida. Hakkame siit ülespoole minema, siis hakatakse igal pool investeerimisest rääkima. Siis jõutakse siia ja siis kukutakse. Siis algul hoitakse veel närvi, et ei ole vaja ja kahjuks paraku on see, et enamik investorid müüvad siin peaaegu ennem lõppu. Ja mis juhtub edasi, siin nad ei julge osta, et äkki juhtub jälle ja nad ostavad jälle peaaegu ennem uut kriisi. Ehk see on see muster, mis juhtub. See on inimpsühholoogia, sellest räägitakse kogu aeg, sellest tuuakse näiteid ja paraku see niimoodi on. Ja me näeme seda ja me oleme näinud seda ka praegu. Praegu boostis üles, tegelikult oli majanduses oli väga keerulised ajad viimase aasta jooksul, aga mingid teatud aktsiad boostisid üles ja viimane nüüd oli USA presidendi valimised, mis ka jällegi lükkas edasi mingeid korrektsioone. Aga kui me räägime nüüd regulaarsest investeerimisest, mis see tähendab? Võtame see 50 aastat, kus meil oli, siit hakkab pihta. Paned kasvama oma, sa tead oma seda summat, seda sa saad suurendada, seda saad vähendada, aga tähtis on see, et sul kogu aeg tilgub peale. Ja nüüd on see, et jah, et siin on sul aputunne küll natukene ja süda on natuke paha ja mõtled, mis saab, aga sa mõtled sellele pikale perspektiivile. Ja nüüd siin tahaksime siis minna pensionile. Ehk vaadake, kui palju tegelikult kogu aeg on see tõusnud, see graafik. Ja kuidas ta teie jaoks veel võimendub, on see, et te ostate neid kogu aeg iga allaminekuga, kasutate ära seda hulle päeva Stockmannis kaubamajas. Ehk te saate ju ettevõtted odavalt osta. Need liiklusummikud, mis kunagi oli, ma ehmatasin ära, kui ma Tartust Tallinnasse kolisin, ma mõtlesin, mis asja, kilekott rahvast täis, ma ei saa isegi kuskil liikuda tänaval. Tuli välja hullud päevad. Mina Tartus ei olnud ju, Stockmannit Tartus ei olnud, et siis ma ei teadnud, mis asjad need on. Aga see on see üks asi, mida tasub alati meeles pidada, et kui odavalt asju müüakse, siis inimesed jooksevad paraku tihtilugu, nad isegi ei mõtle, kas on vaja või mitte. Kui on vaja, loomulikult tulebki osta odavalt asju. Aga kui siin või siin,
siin müüakse teile odavalt asju, siin müüakse odavalt asju, siin, no siit müüdi päris hästi, eks ole. Ehk see tähendab seda, et kui te nüüd regulaarselt investeerite, te ostate osakuid kogu aeg odavalt, jah, need, mis te kallilt ostsite, noh, need lähevad mingiks hetkeks nii-öelda tallele ja ootama seda uut tõusu, aga te viite jälle keskmise hinna jälle siin allapoole ja üles. Ja nüüd sellega te tegelikult selle regulaarsusega neutraliseerite need kriisid ära. Ehk see on mul võetud see SAP 500, mis tõesti on need suurimad ettevõtted, sest ettevõtetel läheb järjest paremini, sinna valitakse tugevaid ettevõtteid. Ja kui te nüüd hakkate ajatama, ahaa, mul on hea tunne, mul on hea sõber on ka kuskil seal investeerimisest, tema teab täpselt, kuna mis juhtub. Siin oli siis sellesse samasse indeksisse 10 000 1. jaanuarist kuni 31. detsember 2021 on 19 aastat. Kui sa 10 000 dollarit panid sisse, siis oleks see väärtus siin. Kui nüüd sa hakkad ajatama ja mängima ja sa ainult 10 heast päevast jääd ilma, siis vaadake seda vahemikku. Ehk see näitab seda, et see ajatamine on väga, väga teadlikule kontingendile, kes suudavad seda teha. Härra Warren, eks ole, Charlie, ja noh, tänapäeval on veel neid ja neid ainult 2 ka ei ole, et need on, aga need, kes turgudel kogu aeg on sees ja isegi seal saadakse tihtilugu, ka fondijuhid saavad vasta näppe, kui nad üritavad teha lisakasumit. Küsimusi selle pealt äkki miskit? Mõtlikud, kas nüüd ei usu, on keeruline või midagi muud? Kui sa Eestisse nii-öelda jõuad, et ma tahaks kangesti teada, et millist aktsiat osta? ma tahaks teada. Mul oleks jube hea mõte, vaata, et siin on, kuna me praegu oleme siin, noh, Nvidia on kuskil siin, et kindlasti saab Nvidiat osta sellepärast, et ega ta ju ei kuku lähiajal. Okay, natuke musta huumorit ka, aga kui pankadel on loomulikult need indeksfondid oma tööriistad, Swedil on Rosewood ja LHV-l on omad asjad ja arvatavasti ka Luminoril, et mis summani on mõistlik seda pangatööriista kasutada ja millal tuleks teha see oma, ütleme, OÜ, tead, võtame selle viimasena, ma räägin selle lahti, et seal, kus see point seal tuleb, et kuna tasub ettevõtet kasutada ja kuna, et kuna see on pikem teema, või no mitte pikem, aga ta siis sobib sinna paremini. Nii, ma mõtlen, mis ma veel tahaks rääkida siin. Üks asi on, meil on COVID, on see vist jah, see siin, mäletate, kõik kukkus, veri oli tänavata, kõigil oli süda paha. Ja ma istusin seal siin põhjas, Swedbanki Liivalaia 8 marketis ja ajan oma sõbraga seal juttu, ütleb, hakkab tõusma, ma ütlesin, ei hakka. Ütles, et peab hakkama, no, et usu mind seekord, see on teistmoodi. Ja ma vaidlesin vastu, siis ma sain 2 kuu pärast aru, et hakkaski, aga et see ongi iga kriis on erinev. Sa ei tea, kui kiiresti saab välja, koroonakriis kestis kas 4 või 6 kuud turgude mõttes. Noh, meie jaoks kestis ta kauem, aga turgude mõttes. Aga noh, võtta niisama, et sul tuleb pandeemia on üks asi, aga mida Euroopa Liit pani sisse, mida USA need paketid raha, mis pani sisse. Ja vaat siin oligi see, et inimene, kes iga päev turgude peal ta töötab maaklerina ja tema teadmine juba, versus mina, kes ma ka jälgin ikkagi ja noh, täpselt, et tema nägi juba ette, et kuule, siia tuleb nii palju raha sisse, et see tassitakse välja, see majandus lihtsalt. Et selline. Siis Ukraina sõda on vist siin, ta nüüd ei jää graafiku peale, oli väga väikse jäljega kusjuures turgudele. Et selline tegelikult täielik katastroof, aga turgude mõttes väga väiksega, sest majanduse, tehnoloogiasektor ja kõik vedasid jälle edasi. Et noh, loomulikult, et kui me vaatame seda finantskriisi, mis meie Eestis saime veel ju eriti pikalt või kõvasti pihta, et me saime lisaks finantskriisile ka selle kinnisvarakriisi toona endale. Aga nüüd loomoraal, 2 asja. Üks on see, et ma soovitaks regulaarset lähenemist, kui teil ei ole tõesti inimesi, kes töötavad, oskavad nõuanda ja isegi siis, kui tahate ise ka katsetada, pange see perspektiiv paika, et 80-90% mingi kindla peale, siis proovid isegi 10-20%-ga majandada. Ehk tõmmata seda stabiilsus sinna. Mida isegi teevad
investorid, kes on töötanud fondijuhtidena, just 6 aega tagasi vist kuulasin ühte podcast'i, tüüp ütles, et jaa, ma olen hedge fondides, ehk siis tavafondidest järgmine level, kus sissepääs on hästi suurte summadega ja nemad siis tegelevad veel eriliste investeeringutega. Tüüp oli seda juhtinud, ütles, et aga mul on, ma võin valetada, 30-40% on alati indeksites, aga ma pean maandama riski. Aga kui ma panen puusse oma otsustega, siis mul on see 30-40%, mis läheb turutaktis, turusammus, eks ole, kuidas turg keskmiselt teenib. Ehk seda jah, ei ole kõigile soovitatud. Ja mis tasub alati meelest pidada, mulle see meeldib alati. Halvad uudised on investori parimad sõbrad. Ja kas oli kunagi podcasti külaline või kes see oli samamoodi, ütles, et läks kodust välja, turgudel oli nii jube, et tal oli süda paha. Ta tundis, tal oli süda paha, läks koju ja tegi oma siis ostu ära, mida oli ootanud ja teadis, et nüüd on see õige hetk, et kuna see oli nii jube, et kui sul juba punane valgusfoor tekitab ärevust selles suhtes turgude pärast, et siis on midagi, eks ole, teistmoodi. Ja siis enne kui ma nüüd rohkem hakkan pushima küsimuste ja dialoogi poole, siis niisugused paar asja, mida meeles pidada, et siin on keerulised ajad, tegelikult on igal ajal, aga eriti nendel segastel aegadel, praegu on ka meil ju segased ajad, ega kuidas Ameerika suhestub Euroopasse, kuidas Euroopa hakkama saab oma sõjalise kriisiga vastu Ukrainat, kas meil on mingid kriisi tulemas, Eestis on meil ka ikkagi majanduse käima tõmbamisega keeruline, kuna meil on põhimajanduspartneridel ei lähe hästi, ehk siin siis Rootsi ja Saksamaa, eks ole, jätavad jälle. Et siis kuidas oma otsuseid võiksid teha, et üks on see, et otsused ei tohiks teha kunagi, kui sa oled närvis. Nii investeerimisotsused, muid otsustega ka loomulikult, aga eriti investeerimisega, et näed halba uudist ja kohe ostad või müüd maha, ükskõik kumba, et proovi korra samm tagasi astuda, kas või maga see öö ära ja siis mõtle, okei, nii, kas see mõjutab midagi pikemas perspektiivis või keskpikas perspektiivis. Mis on minu eesmärk investeerimisel? Kui te olete investeerinud ainult Nvidiasse ja Nvidia hakkab kukkuma näiteks 20%, ilmselgelt on aeg paadi pealt välja astuda, sest see oli teie spekulatiivne ost. Te arvate, te teate, mis Nvidia on, sest kõik räägivad, aga palju te reaalselt teate, mis Nvidia teeb, kui palju tal käibed on, kui suur ettevõtte tegu on, palju tal kliente on, tegelikult ei tea. Üksik aktsia risk, te peate ise olema ettevõtte omanik. Ja te oletegi ettevõtte omanik. Minul on ka üksik aktsia, ma tegelikult olen nende ettevõtete omanik ja ma peaks teada, kus läheb. Ehk siis, kui teil on, minu eesmärk on lastele on jäänud ühele koguda 7 aastat, teisel on koguda 20 aastat, siit 7 aastat on kuskilt siit, eks ole, mulle endal on veel jäänud koguda ka 20 aastat, las ta põksub, teen oma regulaarseid makseid edasi. Teine on likviidsus, ehk siis, et teil oleks sularaha, ehk mitte kunagi panna kõike raha investeeringutesse. Sama meelerahufond, miks on vaja meelerahufondi, mis enne, eks ole, arutasime. Ehk see on nende ootamatuste jaoks, aga kui teil on nüüd mingis ettevõttes, ma ei taha nüüd Nvidiat peksta siin, võtta mingi muu asja, mis on hästi üleval. On ettevõttel läheb hästi, ma pean panema selle viimase rahaga, viimane 1000 eurot panen sinna. Autol oli kepsu välja mootorist, mis ma nüüd teen, aga raha ei ole, see ettevõte on kukkunud -30%, mis teen siis, et kas ma võtan laenu või teen, et see, et hoidke alati seda ja mitte kunagi täiesti investeeritud. Ja range soovitus oleks, et mitte laenutehinguid teha. Robin Hood tuli turule, üks maaklerfirma USA-s ja tegi kättesaadavaks laenuga investeerimise väga paljudele noortele ka, kes ei teadnud mille asjast mitte maadega mütsi. No sellest oli selline jama seal, et ma ei taha nii mustadesse toonidesse minna, aga pigem hoiduda laenuga investeerimisest. Nii, aga põhimõtteliselt ka see on ka kindlasti jah siin. Et üks on see, et sa laenad veel lisaks, et sa paned oma osa, aga siis on see, et kuna sellel läheb hästi, sa tead, et läheb hästi. Meil Eestis on üks ettevõte, kes üritas Aafrikas korraldada uusi ärisuundi ja väga paljud panid sinna, ma ei tea, mis summad kõik hakkama. See on see sama case, see on täiesti kindel laks. Ma ei taha sinna detailist minna, aga see on hea näide lihtsalt, et mida me peame kasutama paraku, et seal läks paljudel apust, aga neid näiteid tuleb, et laenati ka otsa, aga mida tuleks kasutada?
või mille peale mõelda soovitaks. Üks on investeerimisel maksusoodustused, ehk üks on seesama teine sammas näiteks, järgmine on kolmas sammas. Kolmanda samba puhul muidugi siis, kui teil ikkagi ongi pikaajaline perspektiiv, eks ole, te tahate koguda pensioni heaks. Mulle ei meeldi kasutada pensionit kui eraldi toodet või nähtust. Pension on investeerimine tulevaks, pikaajalise investeerimise üks eesmärke. Ja kolmanda samba puhul, eks ole, on riik annab teile siis tulumaksu võrra aastas sisse makstud osalt tagasi teatud summani ja te võimendate tegelikult seda matemaatilist efekti. Ehk kui te suudate 50 euri kuus panna, 600, 20%, 120 saate uuesti panna ja võimendada. Siis ei tohiks kaotada minu meelest küll, kas ma olen midagi maha maganud. Minu meelest nad ei tee, nad tõmbasid Leedus maha selle uuest aastast. Sellest ma ei ole praegu 100% kindel. Minu meelest 2025 veel ta ei lähe ära, aga 2026 nad nagu räägivad sellest, et aga võib-olla on kuskil diskussioonides siis, et ma seadusse seda ei ole, aga see lööb mul kohe alarmkella, et Eesti inimeste vastane kuritegu üksin tehti, ärme sinna lähe, aga teise samba lammutamine minu jaoks võrdsustus sellega, sest neid järjekordi Euronixi ja on-offi taga AK-s oli minul väga valus vaadata. Teine, regulaarne investeerimine, millest me rääkisime, et see on kõige mugavam viis, kõige vähem võtab teilt aega ja kui te leiategi sellise turu keskmist jälgivad, siis üldiselt läbi ajaloo me näeme, et turgud tavaliselt arenevad ja miks nad arenevad, nendel ettevõtetel, kes kauplevad turul, läheb järjest paremini, et uued tehnoloogiad tulevad kasutusele isegi tehastel, toodetel, teenustel. Ja see viimane, et siin võib targutada palju tahab, nagu te koju lähete, siis te mõtlete oma Eesti rahuliku mõistusega üle, et nii, mis sealt nüüd oli, kas seda tasub osta, ei tasu osta ja nii edasi. Ehk neid nõuandjaid on alati hästi palju, terve YouTube on neid täis, aga see kahjumi katate teie pärast, kui läheb midagi. Nii kurkusega ei ole. Nii, ja siis selline asi, et kus infot leida. Et selles suhtes olete juba väga palju samme edasi astunud, et teil käivad erinevad inimesed rääkimas erinevatest valdkondadest, kes on sellest töötanud. Selle üle mul on ka hea meel, et jõudsite minuni ka. Teine on lihtsalt see lugemise pool, nagu alati see on see standard, mida ma ise kasutan hästi palju, on kuulamine, erinevad podcastid, ükskõik kas siis inglise keeles või eesti keeles. Ma näen ise iga päev töötades, et Eesti, ma olen Baltikum, eks ole, et Lätis ja Leedus ei ole sellist valikut podcasti emakeeles, et meil on Swedil on, LHV-l on, SEB-l on, siis võtame siit influencerid järjest, kellel on meediamajad, eks ole, on ka podcastid. Ehk see on rõõm vaadata, kuidas kõik panustavad ja täpselt, et mida rohkem panustatakse, seda kvaliteetsemaks keskmine nõu ju läheb. Ehk jõutakse kõikideni. Ehk loomulikult võib seal ka vigu sees olla, aga üldiselt see aruta ja uuri. Teil ka, te käite selle koos, keegi haab ütlema, et kuule, ma hakkasin vaatama seda, kuidas sa tegid, kus sa tegid, mida sa jälgid, mida sa vaatasid ja sa just seal alustasid oma kogumise või investeerimisteekonda. Et see on kindlasti selline hea, et see tunne, et keegi teeb veel. Siis alati on see alustamine, nagu ma tunnistasin oma vea, et mina alustasin liiga hilja, et alustada. Üks on see, et te saate juba teekonda alustada, aga teine on see, et info hakkab teine tulema. Et uskuge mind, kui te võtame suvalise ettevõtte, võtame Tallinna Kaubamaja. Kui te Tallinna Kaubamajast ühe aktsia ostate, uskuge mind, hakkate vaatama, et kuidas nendel nüüd läheb. Okei, nüüd on planeerivad uut maja, aga see võtab investeeringut, see tähendab seda, et dividendi maksavad mulle vähem või äkki ei maksa vähem. Nad hakkad kohe niimoodi mõtlema, Tallinna Sadam, okei, palju nüüd kruiisilaevu käis, et ma nägin uudistes see aasta käis vähem, et kas see dividendi vähendab või vähendab. See info hakkab sinuni tulema. Ja sama on Apple'iga või Teslaga või muude Facebookiga, eks ole. Saite on hästi palju erinevalt ja lõpuks on see, et mis juhtub tavaliselt on see, et lähen Google'isse, guugeldan kõik ära, teen endale 6 kataloogi, panen igale poole, siia panen kõik, mis jälgivad aktsiaid, nii siin on analüütilise pool, siin on tehniline analüüs, siin on nüüd influencerid ja siis lõpuks kasutad 3, sest sul on klemm on nii koos lõpuks, et aju kärssab ära. Ja see koos on lihtsam ikkagi arutada ja uurida ja pusida.
nii, aga nüüd ma annaks teile et arutame koos. Üks teema juba tuli ja kohe võtame. Ja see on siis kadunud Charlie ja mulle jubedalt meeldib, ma iga kord panen pärast tunni lõppu selle ette, et tuleb ennast sundida harima ennast. Ja nägin ühte ägedat intervjuud, et seal Warren Buffettiga räägid, et su hea sõber nüüd läks manala teele ja et kuidas ta nii pikas elas ja mis on see, mida sa tahaks temaga veel teha. Ja siis ta ütles, et teate, et seda on väga raske öelda, sest me tegime kogu aeg seda, mida me tahame teha. Iga päev saime kokku, me iga päev ja nüüd tuli tagasi see hääl. Ja just see igapäevane suhtlemine ja harimine, ta ütles, et sellepärast ta nii vitaalne oli kuni 99, et ta igapäevaselt luges uusi asju juurde endale, õppis. Vot, sellega ma tõmbaks sellele osale, mitte kõigile osale, sellele osale joon alla. Küsimus oli ettevõtte läbi investeerimine, eraisik. Kui me räägime instrumentidest, ehk siis kuhu investeerida, ainult seal on vahe lõppkokkuvõttes. Ma võtaks kahes asjad vahel. Üks on see, et investeerimiskonto, mis on loodud selle jaoks, et eraisikul oleks hea investeerida. Ja mis see tähendab, on see, et kui muidu nii-öelda vana süsteemi klassikalises, teil on väärtpaberikonto, te ostate sinna, ma võtan järgmise ettevõtte, Merko aktsia näiteks, ja nüüd te Merko aktsia maha müüte, siis te peate järgmine aasta kohe deklareerima seda, et kas te saite kasumit, kas te saite miinust, mida te saite. Mis investeerimiskontoga tehti see, et paljud inimesed hakkasid avama firmasid, et mul on firmat vaja, et siis ma saan, Eestis on see, kui sa uuesti investeerid, ei pea siis maksu maksma, tulumaksu, et saad seda kasutada. Ja mis tehti on see, et aga teeme sellise süsteemi, et eraisik saab investeerida samamoodi, et kui sa kasutad seda raha uuesti investeerimiseks, siis me sult maksu ei võta. Kui sa võtad tarbimisse ja hakkad kasumit kasuma, siis me võtame sult maksu. Kuidas loogika üles ehitati? Et see, kus väärtpaberid hoiad, on lasta olla, seal on mingi kastis, seal on väärtpaberid. Me jälgime ainult rahakontot, Siimu investeerimiskonto. Iga kuu panen 100 eurikut sisse. Aasta lõpus 1200 eurikut ja investeerin kogu aeg ära. Nüüd, kui ma seda ei puuduta, ma siin võimlen igat pidi, teenin kasumit, teenin kahjumit, et vahet ei ole. Järgmise aasta algul pean maksuametile saatma, et palju ma tegin sissemakseid sinna kontole, raha sissemakseid, palju ma sealt välja võtsin ja palju ma tehinguid tegin. Kui väljamaksed ei ületa sissemakseid, siis te maksu ei maksa. Ehk soodustada seda, et te saaksite investeerida mugavamalt. Nüüd see firma loomine tuleb siis kui te tahate, aidake välja nüüd, crowdfunding, kuidas nüüd eesti keelde, ühisrahastus, täitsa lõpma nii roostas, et piinlik on. Ühisrahastus investeerida, see ei ole investeerimiskontol hetkel. Kui te tahate nende laenudes alla Bondorad ja nii edasi sinna, siis see ei ole seal ja mingi asi oli, kinnisvara ka. Et nad mingeid asju juba maksuametis, ma saan riigi poole peale arutavad, aga võt, nüüd on see, kui sa sinna tahad investeerida, siis on see läbitud. Muidu on see investeerimiskonto tegelikult väga hea asi. Ja sissemakse versus väljamakse või siis väljamakse versus sissemakse. Ja teine asi on nüüd see, et Siim OÜ teenib, ütleme nii, et sellist asja, mida mul vaja raha ei lähe, et ütleme, et aasta mul tekib 2500 eurot. Nii, 2500 eurot, see on täpselt see, mida ma saaksin kuhugi panna. Nüüd, kui ma ta välja võtan, siis ma makse maksma selle eest. Aga siis on see, et ma panen siis ettevõtte alt, mul ei ole mõtet välja võtta. See on see teine argument, mida võib-olla tahetakse teha, et paljudel ka, kes räägivad investeerimist, nendel ongi väga suur osa, näiteks kinnisvara äris, eks ole, see ongi firma all ja siis nendel ei ole mõtet, et selleks, et fondidesse või Balti turule või USA turule investeerida, et võtad selle raha välja, maksad selle juba selle maksu sealt ära, sa juba kaotad, siis sul on summa väiksem, mida sa saad sisse panna, et sa kasutad seda võimendust ka. Vot. Kas teeb ettevõte ei olnud see, et kui sa teenid väärtpaberitelt või ütleme aktsiatelt midagi, siis see ettevõte juba pidid ära maksma ja kui sa eraisikuna välja võtad, siis sa veel maksad ja topeltmaksustamine. Seal on ka jah, et kui sul on veel teine tegevusvaldkond, et siis läheb see hästi keeruliseks ja et siis kas sa pead siis palka ka maksma midagi. Et see on hästi tuleb ikkagi see seadus täiesti pilbasteks võtta, et kuidas on see mõistlik siis teha. Et osad teevad ainult investeerimist, siis on see küsimus, okei,
kui palju, et kui sa tahad dividende näiteks võtta, aga mina ei ole maksuekspert üldse, et noh, mul seda ma ei oska nõustada, aga ma tean, et on räägitud, okei, et kui palju sa tunde reaalselt tööd teed. Ehk sa peaksid, kui dividendi maksad, siis ma saan aru, et sa pead tõestama, et palju sa tööd teed ja siis selle vastavalt sellele sa peaksid endale ka palka maksma. Ja ma ütlen, et selleks peab ennast väga täpselt sealt teaduse pügalatest läbi tudeerima, et sa tead, et kus sa kõige vähem kaotad lõpuks. Mitte kaota, kus kõige vähem makse maksad sa. Ja mitte sellepärast, et sa nagu ei taha makse maksta, aga noh, see on pointless nagu üle forsseerida, et noh, et maksud tuleb maksta, aga miks sa peaksid topelt maksma, noh, see on see küsimus, et ma ise olen alati selle poolt, et noh, maksud tuleb ära maksta, aga täpselt sa pead aru saama, et mis on mõistlik, mis ei ole. Kas seda investeerimiskontoga, ma seda ise kasutanud ei ole, kas seal on ka see, et kui sa nüüd deklareerid aasta lõpus, kas seal võetakse arvesse ka see summa, mis sul juba enne oli? See mõttes, et kui ma panen iga kuu 100 eurot, aasta lõpus ütlen, et 1200 eurot maksin, 0 võtsin välja. Kui ma nüüd järgmine aasta jätkan samamoodi ja ma nüüd tahan näiteks 2400 välja võtta, aga sisse panen 1200 välja. Seal oli see pügal oli jooksva aasta kohta ka, et kui sa korra lähed, siis sa maksad ära, aga üldjoontes, kui sa kogu summa ikkagi võtad, vaata siis on see, et sa ikkagi maksad ainult kasumi pealt, kui sa näiteks võtad kõik välja korraga, siis arvutatakse sul ikkagi, et okei, sa oled kokku pannud 7000 ja sa võtsid 8000 välja, eks ole. Ma küsin selle kohustusliku küsimuse väär, et kuu lõpuks tuleb otsustada, et brutopalgast 24 või 6% läheb teise sambasse, et kuidas sellega lood on ja kas üldse on äkki mõistlikult 2% jätta teise sambasse, 4% näiteks ise kolmandasse panna või mis sa sellele kommenteerid? Esimene on see, et kui on võimalik suurendada ükskõik kuhu, siis ma soovitan suurendada. See hakkab igast... Kui palka ei saa, siis on see, kus see sissetulek tuleb, eks ole, et siis tuleb lihtsalt investeerida, aga selle loomulikult eeldus on palgatöö, sest palgatööd lähevad maksud ja need, kellel maksud on makstud, siis sa saad ka selle teise või kolmanda samba. Ja kui ma pean kuu lõpuks selle teada saan andma, aga ma saaks näiteks järgmises kuus tööle. Seda, täitsa lõpp, kuna see kell kukkus seal, et otsuse võib ka ära teha, eks ole, et aga kui mul on vale sammas või see fond, nagu Swedbank mulle kogu aeg kirjutab, et te olete vales fondis, kuigi nad ise selle mulle tegid aastal 2006, ütlesid, et väga õige asi on ja nüüd nad kirjutavad, et see on täitsa vale, et see on vanemale jääle. Ma arvan, et seal on see, et siis tasus kuulata nad ära ja siis vaadata, et võib-olla on ka Swedbanki see pool arenenud, et ma olen ise seal töötanud, et ma ei saa kindlasti selles osas nõustada, aga tootearendus on ka, näiteks 20 aastat tagasi ei olnud meil indeksfonde. Mis indeksfond teeb põhiliselt, kuna ta arvuti teeb enamuse töö inimesest ära, siis suudetakse pakkuda palju odavamalt seda, ehk liikuda indeksfondis. Ja nüüd, mis on elutsüklifondid, mis tulevad järjest rohkem, on see, kus nad automaatselt hakkavad siis suurendama madala riskiga investeeringute hulka ja vähendama siis kõrge riskiga investeeringute hulka, et see iseenesest on hea toode. Aga see on seesama, see kuula ära või teisiga kuulata ja siis on see, et see paned selle enda jaoks selle loogia paitu, okei, seal on selline, tookord oli sellised argumendid ja siis ka nagu challenge'id välja kutsuda neid, okei, aga palun räägige mulle argumendid, et miks te nüüd arvate niimoodi. Ja ma eeldan, et nad on piisavalt pädevad, et tegelikult see lahti rääkida. Et pangad süstemaatiliselt harivad oma kliendi teenindajad siis, kaasa on pensioni investeerimine, kindlustus, kõik need valdkonnad käivad kõikides pankades ja isegi selleni, et tegelikult käiakse ka kaasas ja vaadatakse, et kuidas läheb see nõustamine, kas kasutatakse, et selles suhtes tasuks ikkagi nad ära kuulata, ma arvan. See küsimus, et kui ma olen mul on ka see investeerimine, et see aktsiad ja asjad, aga see täiega kolinal kukub. Siis on see, et ei on nõude ka ostetud, aga see üks nagu see konkreetne, mis on nagu ostetud, et kui sellest nagu 50 aktsiast on mul ainult 5 eurot nagu seal kontol, et see aktsia väärtus on nagu siin on
nõu on, igal inimesel on erinev arvatavasti, või tähendab, sorry, et sa võid sama teksti rääkida, igaüks võtab oma selle nii. Alati on esimene küsimus, et mis ideega sa selle aktsia ostsid? Või sorry, ütleme nii, et mis ideega selle ettevõtte ostsid? Et sealt hakkab pihta, et kui see oli spekulatiivne, ehk et lähen hooga kaasa, vaatan, mis juhtub, et siis on see küsimus okei, et võib-olla ma pean vahest selle kahjumi endale siis sisse võtma, eks ole, ma kasutan seda raha mujale, kõige tähtsam, võtan õppetunni sealt ja mäletan seda, et miks ma seda teen. Ja teine on see, kui sa usud äriplaani, et ei saa midagi juhtuda, eks ole, Coca-Colat päeva pealt ei jääda joomata, eks ole, nii edasi. Ja no mõtlen, üldplaanis on ju, isegi siis, kui meil on see, et joome vähem suhkrut, eks ole, siis selleks on nendel uued joogid juba. Ja mõtlen ettevõtte selles suhtes, et need suured ettevõtted. Ehk siis, kui ta nüüd 20% kukub ühe päevaga, või no ühe päevaga kriisiga, siin kolises kõik, eks ole. Ja nüüd ongi see, et kellel siis siin oli see, et okei, et hakkame liigutama, näiteks onu Warren hakkas liigutama alati, tema on alati kohal, või veri on tänavatel. Ehk kui see ongi see, et sa usud ettevõtet ja kõik numbrid räägivad sulle, et oota, aga siin peab olema mingi asi võhul, siis täpselt, et sa võid ju teha seda dollar cost average, et sa tõmbad alla poole seda keskmist hinda ja kui sa keskmise hinna alla tood, siis kui ta hakkab tõusma, seda kiiremini sa jõuad kasumisse sealt edasi. Aga see on jah alati, et kui investeeringut teha ja see on täiesti normaalne, et ei mõelda selle peale, sest me kõik õpime alles, meie ühiskond alles õpib tegelikult investeerima. Miks sa seda investeeringut teed, miks üksikaktsiat ostad? Nii, okei, tahan spekuleerida, kui suur osakaal see sinu portfellist on. Et see sama, et kas siis panna osad indeksaktsiatesse, eks ole, ja siis, aga ma tahan, mulle meeldib lugeda, uurida, jätan endale 5-10 aktsiat portfellist, 5-10%, et ma tahan seda ise majandada, aga riski ma maandan kõiki, võtan kasvu sellest põhiliselt indeksitest. Aga see on täiesti väga hea näide tegelikult, kuidas ongi, et mis ma siis teen, et kukkun. Aga tookord kõik läks. Juba tundus, et hakkab uuesti tõusma. Just vaatasin, et on ikka kolinud. Ja tema mulle selle tegi, selle tee oma tööd hästi. Ja kindlasti ongi, et turud ka, kui me vaatame Eesti börse mõnesid ettevõtteid ja ka teisi siin mis puudutab Ida-Euroopat seal, et ega see mõjutab meid, see idanaaber mõjutab meid väga jõudsalt, et ka investeeringute saamist Eestisse, eks ole, et kuidas on, jah, et meil õnneks on see vihmavari pea kohal, et kõige hullemat vältida nimega NATO, aga investeeringute mõttes ikkagi vaadatakse, et kas minna. Aga muidu on jah, et sellest alustada jälle Eesti ettevõtet, et nüüd on see börs kaua aega suhteliselt koha peal olnud, aga mis muidu on hea öelda, et kust alustada, kuidas aimu saada. Lähed jalutad kruiisiterminali ringi, vaatad, see on Tallinna Sadama oma. Tallink sõidab, et järelikult ettevõte töötab. Tallinna Kaubamas kingi müüakse, järelikult midagi veel toimib, eks ole. Tallinna Veest, et kraani lahti, vaatad, tuleb, paned kinni tagasi, ettevõte toimib. Et ma mõtlen just, et kuidas aru saada, et asi toimib. Näiteks jalanõud, et Nike sa tead, et et ta on nii suur, et kas võib midagi juhtuda ja sa ise kannad, on kvaliteet hea, aga nüüd kas see sama analüüs läheb täiesti uue toote kohta, mis on väga trendikas, on ju. Et siis ongi, sa pead arvestama, et see võib ainult korraks trend olla. Suured gigandid on ennast juba sisse söönud, et just see arusaamine, et kas ettevõte endiselt toimib, kas ta funktsioneerib, kas tema lubatud äriplaanid ja ootused vastavad, et seda tuleb ka kõike vaadata loomulikult. Miskit veel? Et ühe poole pealt hästi keeruline valdkond, aga mis on see põhipoint on see, et saab tegeleda raha väärtuse kasvatamisega ka siis, kui sa tegelikult ei oma vastavat haridust, ei tööta selles valdkonnas, aga sa kasutad seda pikaajalist turgude abi ära, et temale
seda hamstri kogumit koguda erinevates hunnikutes loomulikult. Üldiselt ta kipub nii olema ja natuke mujale ka ja nii, aga see on, sellega te toimetate siin regulaarselt, ma saan aru, et see on see põhiline ja seal nagu muu oli, et koos tehes kuulate ära, siis pärast arutate, et kes seda uskus, mida Siim rääkis ja kes toda uskus, et kas võis olla tõepõhja või mida mina teisiti seksin, mis on täiesti normaalne, aga see tähendabki, et arutatakse koos läbi, et see on seesama liitintress tegelikult sellele võimendusele teadmiste poole pealt. Et nii, aga rohkem küsimusi ei ole, siis suur aitäh teile, oli mõnus.